Kõrval on täna siin ka need, keda te oma heameeleks kas rohkem või vähem teate, kellele läheb see üritus samamoodi korda ja ka nemad on täna siin teie ees. Eeva ise on Järvamaalt, kasvanud üles Kabalas ja Säreveres ning saates täna siit nendesse kohtadesse suure südame, toob ta ise teile Paidest, Eesti südamekohast siia sellega kaasa. On rõõm täna siin meid näha. Tule võib-olla natuke lähemale. No, niimoodi jah. Opin. Ja. Aitäh! Selle rõõmu on erinevaid põhjuseid ja kohtumise põhjusel on ka omakorda erinevaid põhjuseid. See pole just see ilus vaade Toompeal, mis muidugi siit ei kao, kuid seekord on siia toonud meid see, mis on toimunud nende ilusate ajalooliste Toompea seinte vahel pea kõik need aastad peale Eesti taasiseseisvumist 20. augustil 1991. Meie eelajalugu algab aga juba varem ja ka seda me ei saa eirata. Lugupidamine on üks kindel sõna, mida see koht ja rahvas nimega Eesti väärib. Ausus on teine sõna, mis peaks olema kindel kohustus nendele, kes seda kohta teenivad ja on rahva kui kõrgema võimutahtel sinna valitud. Hoolimine aga on see kolmas sõna, mis on lihtne, kuid tegudes kuidagi olnud liiga raske, et täita. Meil on olnud pikk kannatus. Me pole ei sallimatud ega nõua midagi ulmelist. Aga paistab, et selle asemel, et seda hinnata, nähakse meid kui alamaid, kellele ülevalt alla vaadata. Tegutseda nagu omanikud kohas, mida pole neile keegi andnud ega kinkinud. Riik, meie riik on ühisvara, pärand ja aare, mille suhtes kehtivad reeglid kõigile. Siin pole välja valituid ja kõik, kes vastavalt käituvad, ei vääri inimeste, Eesti rahva kui kõrgema võimukandja poolt antud kohta. Juba aastaid oleme näinud, kuidas see väike koht selle asemel, et õitseda, ägab kas halva ning ülbe maksupoliitika, varjatud tehingute, ülbuse, inimestele põhjustatud stressi ning viha, e-valimiste, ebavärdse suhtumise tõttu perekondadesse, nõuete ning tehingute, mille teostamine on olnud küsitav, hämatud migratsioonipoliitika, mis paraku näitab ka juba omi märke, märkamatuks jäänud eesti keele ning kultuuri, meditsiini, mille vastu mitmel põhjusel usaldus on kadumas, põllumajanduse, loomakasvatuse, tõenäoliselt tuleb hukata suhtumine, lageraiete, murdjate tuugenipoliitika, peatsete välisvangide, sõjapoleemika, vastandumise ja muidugi meie poolt kunagi heaks partneriks peetud Euroopa Liidu küsitava tegevuse tõttu. Kollased hinnad poodides ning sagedased uudised ettevõtete pankrotist pole ka enam midagi uut. Kollaste hinnalipikutega samal ajal tõusvas joones on ka muud toonid. Vikerkaare värvid pole enam siiras lapse joonistus, vaid on saamas pea õudusunenäoks suurema osa eestlaste silmis. LGBT propaganda, mille sunniviisilisust ühiskonnas ning eriti koolides esindab 1,5% rahva toetust omavast parteist pärit niinimetatud haridusminister, on võtnud mõõtmed, mis lööb inimeste vahele veel suuremad lõhed ning on päädimas sellega, et inimesed suure tõenäosusega tulevikus lapsi enam kooli ei lase. Mis võib olla veel sellise kurva vanemate meeleheitest tehtud otsuse tulemus? Mida teie arvate? Erinevused laste vahel, mis on tänaseks ja ilmselgelt ühe liikumise propaganda huvides nii valjuks aetud, saaks olema lahendatud neil juhtudel vastavate spetsialistide, mitte ühe liikumise propagandaga koolides, ühiskonnas ning keedudest üle astudes. Selle asemel, et aastate jooksul võiks klassides olla näiteks eestlus ning näiteks kodutütarte, kodukaitse, sümboolika, kas hakkamegi eelistama selle asemel värvilist kangast, mis on saanud alguse aktivistidelt, kellel ka selle loomisel polnud Eestist ei sooja ega ka külma. See on vaid endi huve teeniv tegevus, laste tegelikest soovidest ülevaatamine ning kelle propaganda on vastumeelsust põhjustanud pea kogu maailmas. Ajal, mil selle vastu võitlevad juhtivad riigid, tugevad aatelised riigid, on meie niinimetatud 13% seltskond võtnud voli tegemaks kõike, et taoline propaganda oleks toetatud. Koolid ja ühiskond pole LGBTQ sundpropaganda koht. Veel enne, kui ma mikri üle annan, midagi, mille ütlemisel pole muidugi mingit tagamõtet.
kuid kellele see meie kunagisest ja hästi tuttavast ajast meenub, võite need sõnad minuga kaasa rääkida. 3, 2, 1. Koju ma tõttan, käes on mul nelgid, rinnas mul punane täheke helgib. Punane täheke kaugele särab, igaüks tunneb mind silmapilk ära. Palun väga, see oli minu esimese klassi kukeaabitsas. Täis Leninit, mida pidi kunagine esimese klassi tirts ja postiklutt õppima. Ajage mind vaid öösel üles ja ma vuristan selle teile ette. Mitte perfektselt, aga sõna-sõnalt. Unesegasena, aga ikkagi öeldud. Vot nii oli see kord ja kohustus. See on pitser, mida te näete, mällu terveks eluks. Mina elan selle veel üle, kuid on neid, kellele see pitser on läinud sügavamale. Ning on pitsereid, mida enam muuta ei saa. Olgu ka see skalpell nii suur kui tahes. Kristiina Kallas Eesti 200-st, Eesti 200, 1,5% toetuse ja põhimõtteliselt ilma rahva mandaadita, nagu teie suur hoidja Reformierakond oma kahaneva 13% toetusprotsendiga. Kas see ongi kõik, mida te soovite? Kas see ongi teie eesmärk? Teil pole õigust nii dikteerida ja kogu selle tegevuse taustal tekib küsimus, kelle huve tegelikult teenitakse. Ja veel rohkem tekib küsimus, millal võetakse lõpuks vastutus ja petitsioon, mida sa härra Hussar enam sahtlisse toppida ei saa. Ja otsene küsimus, millal tagasi astute? Aitab 13%, astu tagasi!